No tere taas. No uueks hooajaks valmistumiseks kõige mõnusam töö on ikkagi ju seemnete külvamine. Ja tavaliselt tomatitest kõige esimesena ma külvan need tomatid, mis on kääbused. Nendelt ma siis plaanin saada ka esimese saagi. Ja see aasta mul on lausa 3 erinevat värvi. Need sordid on tegelikult sellised juhused ja ma ei saa rääkida siin nüüd väga läbimõeldud sordivalikust, aga ütleme siis niimoodi, et siin on punane tomat, siin on veel üks punane, mida mul on paar seemet järgi, siin on oranž ja siin on kollane. Need on sellised toredad kääbused ja lähevad potti kasvama ja nendelt ma siis loodan saada kõige esimese saagi. No kuni siis tuleb kasvuhoonesse põhisaak. Oluline on oma külvidele teha juurde sildid. Ja minul on seekord sellised sildid, mis ma lõikasin ühest pakendist. Ma usun, et taaskasutus on väga okei, seni kuni see esialgne toode või pakend pole enam ära tuntav, et siis tegelikult on ju täiesti okei igasuguseid asju ära kasutada. Ja kuna meie pere väga armastab ka püüsalit ja tema vajab oluliselt kauem veel idanemiseks aega kui tomatid, siis selle ma panen ka juba koos esimeste tomatitega koos idanema, et tal siin on nende tomatite seltsis on hea olla. Külvamiseks nüüd sel aastal ma kasutan juba palju enesekindlamalt oma enda tehtud turbovaba mulda. Varasemalt ma ikkagi olen teinud niimoodi, et külvimullaks ma olen ostnud veel poest turbova mulla, aga olles nüüd tublisti siin enesekindlust kogunud, siis nüüd ma juba päris enesekindlalt julgen teha ka esimesed külvid oma enda tehtud turbova mulla sisse. Mis see endas kujutab, sedast ma räägin teine kord. Nii füüsali kui tomati puhul siis peaks jälgima, et kui see külv on tehtud, et need seemned saaksid idaneda, see tuleks panna ikkagi võrdlemisi sooja kohta, aga siis kohe ka jälgida, et kui taimed on tärganud, siis kindlasti, siin väga talv on alles, meil pole veel kevadel alanudki, siis kindlasti jälgida, et saaks piisavalt valgust, et praegu päike piisavalt valgust ei paku, siis võiks taime lambi alla ruttu panna. No ikka selleks, et taimed välja ei veniks. Välja veninud taimedest füüsali puhul natukene raskem on saada ilusat viljakandat taime, aga tomatite puhul on selline asi, et nemad on päris leplikud. Ja nendega annab mängida, et siis hiljem ka ma teen videot, ma näitan, kuidas selliselt tomati taimi istutada, et nende kasulik juurepind oleks võimalikult suur. Kui taimel on rohkem juuri, siis seda rohkem suudab ta kätte saada igasuguseid toitaineid ja vett. Te kindlasti märksite, et ma tegin füüsali külje hästi tiheda, et ma tegin seda tegelikult päris teadlikult, sellepärast, et see füüsali seeme on mul päris vana ja teiseks, kui ta järjest idanema hakkab, siis ma pikeerin ta selliselt, et ma jätan endale ainult kõige tugevamad taimed. Nii. Seda balkoni reedi mul on ainult siin mõned seemned, siis ma lihtsalt topin nad hajusalt siia. Tomat on küll selline asi, et temal on tegelikult see idanemisvõime väga hea, et 5-10 aastat kindlasti ja tegelikult need, kes oskavad ka kvaliteetsemad seemed kasvatada, ütlevad, et nende tomatiseeme säilitab oma idanemisvõime lausa 20 aastat. Nii et miks mitte. Nii, seda punast on mul rohkem, aga ma siit siis tegelikult ikkagi võtan välja ainult 5 seemet, et külvi tehes ka, kui seemed on väikesed, siis nad võivad endast jätta vale mulje selles mõttes, et eriti tomat. Ta on nii hea idaneja. Kui te külvate kõik pakisisu ära ühe korraga, siis teil on vaja väga palju sõpru hiljem. Eriti kui te olete selline inimene, kes ei armasta taime ära visata, et siis kelle vahel need taimed ära jagada. Et mõnikord on nii, et ka näiteks suvelilledega, kellel on väga väiksed seemned, nagu ma ei tea, lobeelia või petoonia, kes kogemata on terve paki sisu külvanud, hiljem on siis terve naabruskond
kõik töökaaslased ja ka mittesõbrad ega vaenlased nende taimedega varustatud, et tasub olla tagasihoidlik, kui on plaanis külve teha. Nii, nüüd ma panen veel selle oranžitomati. Siin on ka pakis on rohkem, aga ma proovin, et ma saan siit kätte ainult 5-6 seemet, sest tegelikult ma arvan, et mul ongi vaja ainult võib-olla 3-4 taime ja siis ma siis pakun ka oma vanematele mõne taime nendele rõõmuks, aga kui ma praegu need kõik 25 seemet siit ära külvaksin, siis oleksin pool Tartu linna varsti taimedega varustatud. Kui te olete alles alustamas oma aedniku teekonda ja võib-olla sooviksite kasvatada igast sordist võib-olla ainult ühe taime endale, siis võib-olla oleks mõistlik hoopiski maikuu alguses seada sammud turule ja valida sealt siis endale välja niimoodi, et võtta igat sorti 1 või 2 taim. Teisalt lihtsalt pole mõistlik osta seda tervet pakki seemet ja kui oled veel täitsa selline algaja, siis võib algusel midagi selle külviga nihu minna ja võib üldse igasugune isu ära minna, et hakata aiandusega tegelema. Ja kui me räägime tomatist, siis me räägime juba ka sellisest kultuurist, mida võib endale ka toidu kasvatamiseks nagu pidada. Ja ka kasvatajalt taimede ostmisel on tomati puhul selline nipp, et võib osta ühe sordi ühe taime ja kui see sort on indeterminaatse kasvuga, siis temal tekivad ju lehekaenlaste kasvud. Ja ühes teises videos ma näitasin, kuidas endale väga lihtsalt saab nendest kasvudest kohe ohtrasti uusi taimi juurde teha ja tegelikult võrreldes seemnest kasvatamisega te ka ajaliselt võidate juba 5 või 6 nädalat. Nii et kui teil on selline veel väike ambitsioon vähe tomatitaimi omada või omada igat sorti paar taime, siis hoopiski võiks alustada sellest, et kas paluda mõnel tuttaval endale taimi kasvatada üksikuid või siis tõesti käia turul või mõnest aiandist need võtta. Ja kui on tõesti selline väga hea ja palju lubav sort, et siis sealt pistikust enda neid seemni paljundada. Nii, tomati ja füüseli puhul peame siis nüüd täheldama seda, et nad tahavad nüüd sooja saada. Et ma panen nad nüüd paariks päevaks sellisesse mõnusasse sooja kohta, et ma siin natukene õrnalt saputasin sõrmedega üle, ma tunnen, et see muld on täpselt selline paras ja füüseliga siis ma ei kiirusta, et ma tean, et ta idaneb kauem kui tomat, aga neil on siin tore ühes topsis koos idaneda. Ja kuna te näete ka, et mul on see mulla tase siin suhteliselt madal ja ma tean, et ma ei taha pikeerimisega kiirustada ja ma tegin selle külvi ka sellise suhteliselt hõreda, siis vahepeal, kui on vaja ja näiteks ma ei saa pikeerida, aga pean selle edasi lükkama, siis ma saputan siia mulda vahele ja see teeb ka juba taimedele head. Nii et mul on siin piisavalt ruumi, et mulla juurde panemisega saan seda pikeerimist natukene edasi lükata. Ja ülejäänud tomatitaimed ma külvan siis alles paari nädala pärast, et kuna minul on kütvete kasvuhoone, siis pole mul mõtet neid taimi pikalt ette kasvatada, olgugi, et mul on võimalik kasutada neid taimelampe. Aga olen ära proovinud ja tegelikult varasema külviga põhisaagi osas, need taimed, mis lähevad siis kasvuhoone ja on pikakasvulised, nende osas saagi osas mingit eelist ei ole, nii et mõnikord on nii, et tark ei torma. Nii, need lähevad nüüd sooja idanema ja ma arvan kuskil nädala või 10 päeva pärast vaatame üle, kuidas siis läinud on. No ja nagu näha, siis tegelikult on kõik ju täiesti ootuspäraselt senini kulgenud, et tomat on ilusti idanenud ja võimalik, et mõned seemned veel pistavad siit oma nina välja ja mõni on hakanud juba esimest päris lehte looma. Kuna need on nüüd kääbustomateid, siis praegu veel ma jätan nad siia ja ma neid ümber ei pikeeri. Et kuna mul see külv on õnnestunud ka niimoodi enam-vähem hõredalt, et võib-olla tema siit tõstan siia kohta, siis pikeerimise asemel ma tegelikult hoopis hakkan siia vähehaaval mulda juurde panema ka, et nagu näha, siis siit karbiservast on veel piisavalt ruumi. Ja siis ma istutan nüüd juba pottidesse ja hiljem siis juba kasvuhoonesse ja siis nendelt ma suudan seda esimest saaki saada, kuni tuleb põhisaak teistelt sortidelt. Aga füüsel jah, tema ei ole veel idanenud, aga see on okei, sellepärast, et tema vajabki rohkem aega, et idaneda, aga on ka selles mõttes, heas mõttes graafikus.